tahan jagada ühe sõna. Tundub, et see on selline protsess praegu, kui Tiiu sai ka selle mõtte, et minevikust tuleb lahti saada, minevik tuleb mööda lasta. Kui me viimati olime siin 2 nädalat tagasi, siis oli ka see andestuse teema, haakub sellega. Et meie elus võib olla nagu asju sees, mis meid mõjutavad, toovad kellele hingelisi probleeme, kellel füüsilisi probleeme, kas seal on siis hingeliselt võib-olla depressioon või ärevus või on üldse mingid vaimsed häired inimestel väga palju tänapäeval. Aga samamoodi ka füüsilised probleemid juured võivad olla minevikus. Ja inimene mõtleb, et kuidas see on, mis see on, et mul ongi see haigus või see häda ja tihti me nagu identifitseerime ennast selle kaudu ja ütleme, et ma olengi selline või mul ongi see puue või eelmine korda rääkisin siis nagu andestamisest, aga täna vaatame korra sellise külje pealt nagu minevikupatud. Ja Piibel räägib pattudest erinevas võtmes, aga me ei oska vahelt nagu neid punkte joonega kokku tõmmata. Et me ütleme, et me palume patud andeks, ütleme, Jeesus teeb süda puhtaks, et nüüd olen Jumala laps ja nüüd on kõik, eks ju. Ühest küljest nii ongi, aga seal on asju, millest me räägime täna. Ma loen alguseks siit Rooma kirjast 6. peatükist. Kõigepealt ma tahan veel seda öelda, ma tahan nagu tühistada selle mõtte või vaenlase sellise vale siin, et ärme keegi võta, pastor mõtleb mind, ta süüdistab mind. Vahest võib tulla selline mõte. Vaenlane on nagu osav neid asju üles keerutama. Ma ei mõtle praegu seda, et keegi elab aktiivses patus, et ma nüüd tahan nagu selle pärast rääkida. Või et kedagi nagu süüdi panna tundma. Või et kui sul on mingi probleem, et nüüd sa pead ingrimsasti enda sees urgitsema. See ei ole üldse nagu see. Vaid selle nagu põhimõte on see, et sa saad püha vaimu käest küsida. Püha vaim, näita mulle, kas kui sa koged oma elus ühte või teist või kolmandat asja, et püha vaim näita mulle, mis on see juur, mis on see põhjus. Teinekord ei pruugigi see asi olla seotud isikliku patuga või isikliku mingisuguse möödapanekuga. Ongi meie elus perioodid, millest me läbi läheme ja me tuleme teiselt poolt välja tänu Jumalale. Aga vaatame seda teemat. Ja teine asi on see, et Jumal võib võtta selle teema ja sul on mõni kohtumine mõne teise inimesega ja ta kasutab seda nii, et sa saad tema jaoks tuua lahendust. Oleme avatud Jumala vaimule. Rooma 6 ja 15 siin ütleb siis niimoodi, kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, selle sõna te kuulate, selle orjad te olete. Olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd te olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud. Ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast, sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rõvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. Sest kui te olite patuorjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kandsite, niisugust, mille pärast te nüüd häbenete, sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Amen. Huvitav on see, et ta räägib tegelikult kristlastele. Ta räägib kristlastele ja räägib sellest, kelle orjaks või kelle teenriks me ennast anname. Nii et siin on väga palju vastutust meie enda peal. Väga palju vastutust meie enda peal ja ei ole nagu sellist halle ala, et ma saan seal vahepeal olla. Kas sa annad ennast ühele või annad ennast teisele. Ja see on see vaimse maailm nagu reaalsus, milles me elame.
et sa saad anda endast õiguse teenriks ehk Jumalale. Aga sa saad enda elus ka kristlasena või mitte kristlasena, sa saad ruumi teha hingevaenlasele ja selle läbi tema saab toimetada. Ma olen natuke mõtteid ja sellist suunda võtnud ühest raamatust, mida ma ise praegu loen ja see on The Prayer of Freedom inglise keeles, vabaduse või vabastuse palve. Sellepärast, et ma ise igatsen seda täielikku Jumala laste sellist vabadust ja rõõmu ja kõike seda. Nii et ma tahan lihtsalt jagada seda, mida ma olen ise ka leidnud siit ja anda seda edasi. Nüüd me anname ennast ühele või teisele poole. Ja kui me oleme tulnud Kristuse juurde, saanud päästetud, siis me järjest rohkem anname ennast Jumalale üle, eks ju. Järjest rohkem anname talle ennast üle. Aga vaatamata sellele nüüd patul on tagajärjed. Ja ma nimetan mõned sellised tagajärjed. Pat lõhub inimese suhte Jumalaga. Ja see algas juba täitsa algusest, seal Aadamast Eevast peale. Inimesel oli Jumalaga täiesti täiuslik suhe. Ja oli ainult üks ainukene asi. Võiks öelda, no nii pisike asi. Ära võta seda puuviljast. Oleks, et tead, varastanud midagi. Ma ei oska öelda, mis seal oli võimalus esimesel inimesel pattu kõik teha. Midagi suur, ära tapa, eks ju, seda käsku veel ei olnud niimoodi, eks ju. Aga et sa lähed ja võtad puuviljaks. Aga see oli nagu see Jumala proovikivi, mis oli pandud sinna. See uks, kus inimesel oli võimalus valida, kas järgneda, teha issanda tahet või teha oma tahet. Ja nii pisike asi, aga see lõhkus inimese suhte Jumalaga. Aadam langes ära sellest üliheast positsioonist, mis ta oli koos Jumalaga. Tähendab, suhe Jumalaga kannatab patu tagajärjel. Samamoodi patt lõhub inimese sees selle Jumala näolisuse. Jällegi see sõna ütleb, Jumal lõi inimese oma näo järgi. Üks asi on see füüsiline, et 2 silma ja suu ja nina ja käed ja jalad ja see on nagu see väline vorm. Jumala näolisus meie sees on see, et me oleme tema iseloomuga. Me tahame tema tahet, me tahame neid asju, mis on tema südame kohased. Ja samamoodi meie enesehinnang ja meie suhtumine teistesse tuleb temast. Ja see on nagu see kõige olulisem selle Jumala näolisuse juures. Peale pattu langemist see Jumala näolisus sai purustatud. Inimene hakkas toimima isekalt. Tulid need isekad motiivid. Tuli oma tahe, tuli see süü teise peale veeretamine ja nii edasi. Ja see oli üks asi, mis oli, inimesest sai see Jumala näolisus purustatud. Ja nüüd Aadama järglased ei olnud enam Jumala näolised, vaid nad olid nüüd Aadama näolised. Ja selle tõttu oleme meie ka pärinud loomulikul teel selle langenud loomuse. Ja nii nagu me ka siit lugesime, viimane salm ütles, patt toob surma. Patu palk on surm. Aga Jumala armuand, see on igavene elu Kristuses Jeesuses. Jumala armuand, see on meile pakkumisel. Mis veel patt teeb? Me vaatasime praegu nagu Jumala suhtest seda asja. Aga nüüd vaenlase poole poolt, nagu ütlesime, surm ja ta annab kuradile tegelikult legaalse õiguse inimese elus. Legaalse õiguse. Jumal ei taha seda. Ta tahab inimest üle külvata. Rõõmuga ja rahuga ja armastusega ja väega ja kõiki neid häid asju. Aga patt, see tekitab inimese elus ühe ala. See tekitab ühe ala, kus käib sisse ja välja keegi teine. Kui me võtame nüüd näiteks sellise näite, vanasti oli seda rohkem, et kui sa parkisid valesse kohta, siis su auto võidi ära vedada, eks ju. Ma ei ole tänapäeval enam kuulnud, kas meie linnas veetakse auto niimoodi ära. Sa võid saada parkimistrahvi küll, eks ju. Aga vaata, see on ka siuke huvitav asi, et siin on tee äär kõik vaba, mul on vaja vastasmajas ära käia kiiresti. Aga 50 meetrit tagapoole märk, et peatumise parkimise keeld ja all on siis see laiendus. Kui sa seda järgi, siis su auto veetakse ära. Sa lihtsalt ütleme, sa pargid bussijaama tahad minna, pargid sinna tuletõrje värava ette, eks, või sinna uste ette. Loomulikult, seal ei tohi parkida, veetakse minema, sa oled takistuseks. Sa mõtled, mis see ikka, ma käin kiiresti ära, et küll läheb hästi, käin kiiresti ära, õhtu hilja ka, rohkem inimesi ei liigu.
aga kui tuled tagasi natukese aja pärast ja vaatad, oi, auto on läinud. Selline olukord on võimalik. Ja nüüd see on nagu üks näide sellest, kuidas sa annad kellegile teisele legaalse õiguse oma vara liigutada, nihutada, ära viia. Nii pisike asi küll, aga selles füüsilises maailmas kellegil teisel on õigus sinu autot puudutada. Ja vaimses maailmas need asjad võivad samamoodi olla. Kui me vaatame näiteks siin 5. Moosese raamatus, see on nüüd Moosese seaduses küll, aga ikkagi vaatame korra sinna. See on 28 peatükk, siin on 2 osa pealkirjastatud. Esimene pool kannab nimetust sõnakuulelikkus õnnistus. Ja teine osa siit ja pikem osa kannab pealkirja sõnakuulmatuse needus. Ja mis see on? See räägib tegelikult sellest, et kui sa tahad elada koos Jumalaga, siis Jumal on pannud nagu ühe sellise raamistiku või selle ala, kus sa oled õnnistatud. Tema sõna, sa käid tema sõna järgi, tema sõna on sinu teejuht, tema tahe on sinu jaoks oluline. Ja sa käid koos Jumalaga sellisel viisil. Me laulsime ka täna seda laulu, et sa käid minu ees, eks ju. Kui keegi käib su ees ja sa tahad temaga olla, siis sa pead talle järgnema. Ei ole nii, et Jeesus käib mu ees, aga ma vaatan, et seal on ka midagi toredat, ma keeran sinna, siis Jeesus ka kohe keerab nagu sinna. Kui ma tahan ta järgi käima, ma pean ikkagi käima tema järgi, tema on juht, eks. See ongi see, et kui sa käid Jeesus järel, siis sa oled selles sõnakuulelikus õnnistuses. Aga teine osa on ka sõnakuulmatuse needus. Ja huvitav on muidugi siin see, kuidas siin on selle sõnastatud. Me Uue Testamendi ajal ütleme, et Jumal ei tee kellegile kurja, aga vaata, mis ütleb siin üks salm, issand saadab sulle ka needuse, võib saata, näed, segaduse ja ähvarduse ja nii edasi, et Jumal laseb mingid asjad juhtuda. Aga ta samas ütleb ka, annab nagu spikri ette. Siin 30. peatükis lähme natuke edasi, siis 15 salm ta ütleb niimoodi, et vaatama panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja. Kui ma täna sind käsin armastada issandat oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käsku määrusi seadusi, et sa võiksid elada ja palju neda ja et issand su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Kuskil on see sõna on, et vali siis elu. Vali siis elu. Jumal annab meile ette. Me saame valida elu. Aga kuidas me siis taastame selle suhte Jumalaga, mida patt on rikkunud? Üks väga lihtne sõna. See on meeleparandus. Apostlite tegude raamatus oli 4 pühipäev ja Peetrus pidas jutluse. Rahvas küsib, mida me peame siis tegema? Peetrus on väga lihtne. Parandage meelt. Laske endid ristida ja saate pühavaimu anni, eks ju. Meeleparandus. Meeleparandus on see, et kui ennem on olnud su meel niimoodi sinnas suunas, siis sa muudad uuele ilmutusele või uuele tarkusele, mis sa Jumala sõnastad, see on vale, ma muudan oma meelt ja mõtlen teises suunas. No kõige lihtsamalt meeleparandus on niimoodi kirjeldatud, eks ju. Inimene pöördub Jumala poole, palub andeks oma patud üldiselt ja usub Jeesuse lunastustöösse. Uskudes Jeesusesse ja parandades meilt pattudes saab inimese suhe Jumalaga taastatud. Sa paned kogu oma patukoorma Jeesuse peale ja ütled, nüüd ma lähen sinu järgi. Aga vaata, siin on nüüd üks huvitav asi. Aga kuidas me taastame oma Jumala näolisuse? Ma ütlesin 2 asja, mida patt tegi, eks ju, ta lõhkus meie suhte ja ta lõhkus meie Jumala näolisuse. Suhe saab taastatud, sa parandad meelt ja annad Jeesusele, aga nüüd Jumala näolisuse, esiteks see pühavaimu töö. Kuidas ma kirjeldaksin see Jumala näolisus kõige paremini on see, Paulus räägib vaimu viljadest. Õigus, rahu, rõõm, armastus, ustavus, tasadus, heatahtlikkus, lahkus, enesekontroll. Et tegelikult see on nagu see Jumala näolisus, sest see on vaim, püha vaimu töö, mis ta toob esile meie sees, eks ju. Aga nüüd Paulus selle juures räägibki ka meelte uuendamisest ja see toimub Jumala sõna abil. Nii et Jumala sõna on äärmiselt oluline. See annab meile selle uue aluse.
ja läbi Jumala sõna, Jumal nagu vaim hakkab ilmutama, mis on need konkreetsed valdkonnad või teod või suhtumised meie elus. Jumal näitab konkreetselt. See, et sa iga kord, kui see olukord tuleb, sa vihastad. See ei ole Jumala näolisus. See, millega Jumal meie elus tegeleb, on olnud hilinemine. See ei ole Jumala näolisus. Piiblist me loeme küll, Jeesus jäi ka ju hiljaks 3 päeva, 4 päeva, aga see polnud päris selle mõttega, eks. Et ta võtab nagu konkreetsed asjad ja ta tahab nagu taastada meie Jumala näolisust. Ja vaata, need on need alad või keegi valetab, mis iganes on need olukorrad, kus nagu patule on antud meie elus meelevald või me oleme andnud. Need on nagu konkreetsed asjad. Ühest küljest sa parandasid algul meelt, tulid Jumala juurde, sa üldiselt palusid oma patud andeks. Aga nüüd see vabanemine on niimoodi, et sa võtad need konkreetsed valdkonnad, mis Jumal näitab sulle ja teed koos Jeesusega seal seda puhastustööd. Teod, suhtumised meie elus, kus tuleb siis konkreetselt meelt parandada. Ma loen siit ühe näite. Ma püüan lennult seda asja tõlkida, aga muidu on lihtsalt nagu kuiv jutt. Ta räägib ühest sõbrast Billist, kes oli oma varajastes 50-ndatest. Kuskil 35 aastat tagasi ta murdis oma parema puusaligese kolledži jalgpallis. No Ameerika jalgpall on natuke teine, eks ju, see käib väga füüsiliselt see asi. Ja oli sellest ajast saadik nagu valus. Valu ei olnud lahkunud, aga läks kogu aeg hullemaks. Iga kord, kui ta kõndis, siis valu oli väga tugev. Selleks ajaks, kui ma temaga rääkisin, mõni kuu enne selle raamatu ilmumist, oli see läinud nii tugevaks, et ta pidi juba kasutama karku. Üle aasta oli selleks ajaks karku kasutanud. Tegelikult see asi oli nii hull, et arstid juba rääkisid, et ta peab oma puusaligese operatsioonile minema, et see ära asendada. Nii et see Betty kõneles siis temaga. Bill rääkis oma valutavast puusast ja Betty hakkas siis küsima küsimusi tema käest, kui ta läks selle vabastuspalvest läbi. Ta otsis, et kas on tema elus mõni patt, millest ta meelt ei ole parandanud. Või midagi, mõni patt, milles see inimene oli selle hetkel või sellel ajal, kui juhtus see õnnetus. See on üks oluline nagu märksõna. Kõrvalmärkusena ta siin ütleb, ma ei usu, et jalgpalli õnnetus iseenesest oli selle patu tagajärg, aga ma olen õppinud seda, et kui mõni vigastus ei taha paraneda ja ainult nagu järjepidevalt läheb halvemaks, siis tuleb nagu vaadata tihti, et mis annab nagu selle õiguse vaenlasel selles asja nagu tema elus hoida kinni. Nii me siis rääkisime ja tuli siis jutuks see, et sellel ajal ta oli siis seal kolledžis, ta hakkas elama seksuaalselt aktiivset elu, nii-öelda väljaspool abielu seksuaalset elu. Ja kuna ma ei leidnud ühtegi teist olulist pattu, mida ta oleks sel ajal teinud, siis ma tundsin, et me olime leidnud selle juure või põhjuse, mida me otsisime. Nii et ma juhtisin ta lühikesse vabastuspalvesse ja andsin talle võimaluse meelt parandada ja siis palusin, et Jumal tervendaks ta puusa. Mis järgmisena juhtus, oli imeline. Ma palusin, et ta tõuseks püsti ja prooviks oma jalga. Ta tõusis püsti ja hakkas nutma. Nüüd Bill oli suur mees ja ma ei oodanud seda üldse. Pärast 2 või 3 minutit ta kogus ennast nii palju ja ütles, Betty, mu valu on täiesti läinud. Nii et ta hakkas kõndima seal majas edasi-tagasi ilma oma karguta ja ilma valuta. See oli esimest korda 35 aasta jooksul, kui tema puus ei valutanud enam. Valu oli täiesti läinud ja Jumal oli andnud talle uue puusa.
täiesti tervendades tema füüsilise vigastuse. Ta nüüd kirjeldas ühte asja, mille põhjus oli nagu vaimses asjas ja see sai tervendatud läbi meeleparanduse. Loen siit ühe kirjakoha piiblist, millega juba me ei ole niimoodi paralleele osanudki vaadata, aga vaata, Jeesus tegi midagi sarnast. Võib-olla järjekord oli erinev, aga ta tegi midagi sarnast. Ja see on siin Johannese 5. peatükis. Siin on see, et kui Jeesus tervendab haige Betsata tiigi ääres. Lamas suur hulk haiged ootasid vee segamist, aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat olnud haige. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellel, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev, siis tekkis tal seal juutidega probleem. 14 salm ütleb niimoodi, pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast, ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Tõsine hoiatus Jeesuse poolt sellele mehele. Jeesus muidugi ta tegi siin teises järjekorras, ta kõigepealt tervendas tema ja siis hiljem juhtis tähelepanu sellele olukorrale, mis võis olla juureks sellele haigusele. Jumal teeb vahest asju teistmoodi, seal Apostlite tegude raamatus me loeme ka Korneliuse kojas, ta andis kõigepealt püha vaimu ja siis alles ristiti neid, eks ju. Vahest nagu Jumal võib valida oma järjekorda, ta teab, mis pidi ta teeb. Aga põhimõte on see sama, et ta pidi meelt parandama. Ta pidi meelt parandama. 38 aastat oli olnud selle asja küüsis, aga Jeesus andis talle nüüd teada, et ära enam selle vana raja peale mine, et midagi halvemat ei juhtuks. Mis saab veel halvemat tulla, 38 aastat olla halvatud. Ma arvan, et kõige halvem on see, et kui inimene igavikku läheb ilma nagu andestuseta ja läheb hukatuse paika. Aga ikkagi Jeesus juhtis ka siin tema meeleparandusse. Aga ma toon veel ühe sõna siit Uuest Testamendist Jakobuse kirjast. 5. peatükk, see on siin Jakobuse lõpus. 14-16 salmid. Ja ütleb niimoodi, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Ja usupalve päästab töbise ja issand tõstab ta üles. Mis ütleb, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eest palve saadab palju korda. Nüüd ta ütleb, kui keegi on haige. Kui keegi on haige, kutsugu koguduse vanemad. Kutsugu usus tugevamad, ütleme siis niimoodi, enda eest palvetama. Ja usupalve päästab töbise. See ei ole mõeldud päästab nagu igaviku mõttes päästab. Päästmine on juba toimunud, aga päästmine on ka see, et keegi saab terveks. Ja siis ütleb lõpuks siin seda, et ja patud antakse talle andeks. Ja kui ta jällegi nagu teistpidi järjekorras, tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage, et te saaksite terveks. Vaat siin on nüüd väga konkreetselt see sõna välja toodud. Väga konkreetselt paralleel või need sõltub, üks asi sõltub teisest. Jumal tahab meile tervist. Jumal tahab meile tervist. Ja tavaliselt on nii, et kui püha vaim räägib, siis sa tead. Reedel ka üks õde tunnistas, et vaata, kui vaenlane on, eks ju, siis on niimoodi, et sa elad selle süükoorma all. See süükoorem rõhub ja rõhub. Jumal ei taha meid panna süükoorma alla. Ta tahab, kui on patt tulnud, me tunnistame üles, parandame meelt, me saame vabaks. Ja saame terveks ka. Aga kui nüüd jääb see kuidagi asi pooleli, siis ka see süükoorem võib tekitada ka selle, et inimene selle süü tõttu, koorma tõttu juba tekitab hinge haiguse või probleemi. Jumal tahab meid vabastada. Jumal tahab oma lapsed teha vabaks.
jah, sa oled küll Kristuses õige, aga kui patukoorem on see sees, siis see röövib ka su julguse ära. Sest vaata, mis ta ütleb, õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Kui sinu sees on see Jumala õigus, minu sees, siis see on nagu selline lõvi julgus seal. Ja selles julguses see toob tulemused. Sa oled julge Jumala ees, sest usk nõuab ka julgust. Me palvetame Jusus, ilma usuta ei saa, ka jälle Jumala sõna. Jeesus tahab meid viia selle koha peale õige, et me elame selles Jumala õiguses ja selles julguses, et ükski patt meid ei tõmba tagasi ega alla ega anna ka maad süüdistusele. Ta ütles sellele eelnev ülestunnistus. Selle kaudu see patu süümägi murtakse. Nii, mõne mõtte veel. 3 suuremat ala, sellist patuala. Üks asi, millest me siis rääkisime 2 nädalat tagasi, oli andestamatus. Seal oli see Matteuse 18. peatükk, et kuidas see tõi näile inimesele raskused ellu. Nüüd teine ala, mida juba ka mainisime siin selles näites, on seksuaalpatud. Samamoodi toovad inimese ellu tagajärgi. Mis see on siis? Seks enne abielu, suguelu enne abielu rikkumine, samamoodi pornograafia. Kahjuks on nii lihtsalt kätte saadav ja Jumala lapsed ka palju selle ora otsas. Mina samamoodi olen sellest läbi tulnud ja tean seda sõltuvust. Aga tänan Jumalat, kes on mind vabastanud. Nüüd igasugused muud ebanormaalsed suguelud nagu homoelu ja LBTQ, kõik need tähed, eks ju. Tähendab, üks asi on üleastumine, et sa elad Jumala seadustega vastuolus. Teine on see, et sa elad loomu vastaselt. Ja see on nagu Jumala silmis teisel tasemel veel üldse. Aga Jeesuse veri on kõigest valatud. Kõigest on võimalik vabaks saada. Nüüd see oli siis andestamatus, seksuaalpatud ja 3. suurem ala, mis tänapäeval ka väga nagu levib, on okultism. Ja paljud kristlased lähevad ka selle sisse, mõeldes, et natuke seda ja natuke teist ja ma mõned asjad nimetan. Üks on see Ouija laud, millega nool seal liigub, vaimud panevad selle liikuma. Aga paljud on läinud selle orki, tahad teada oma mingit vastust, vaimsest maailmast saada, laud näitab sulle noolega seal. Asjad, millega Eesti inimesed on tegelenud, taldriku keerutamine vaimsest maailmast. Vaimude välja kutsumine, sensitiivi juures käimine. Jooga on üks asi, mille juured on idausus, kus see asi saab toitu. Sa pead vaatama, kus see asi saab toitu, eks ju. Mis on selle asjade juured, mis me veel siin kirjutasin üles. Surnutega rääkimine. Surnud inimesed on oma paigas, aga keegi teine vastab sealt. Teadlikud või teadmatud võõramaised kujud, pildid, need on paljudel kristlastel ka kodus. Oled käinud kuskil turismireisil ja alles keegi rääkis, tõi Egiptusest ühe nii ilus asi oli. Nii ilus, pani kodu seina peale aga iga kord, kui ta mööda läks, ta tundis sellist. Sees on selline tunnetus, et see ei kuulu siia. See ei peaks kristlase kodus olema, see oli nii ilus. See oli nii ilus. Ja siis ta mõtles, okei, ma võtan seina pealt ära, pani sahtlisse. Mõnda aeg oli sahtlisse. Ja siis läks ta mõnda aega mööda, siis tundis, ei, ma pean ikka täitsa selle ära viskama. See, kui sul on tunnetus, see on väga hea, aga paljude jaoks see hakkab koju ka tooma selliseid tagajärgi, millega sa ei seostagi. Näiteks peres on pidevalt tülid või pidevalt on mingid nohud ja köhad, mida ennem ei olnud. Võib-olla sellest, et su kodus on lihtsalt üks asi, kus on sõnad nii-öelda peale loetud, aga need ei ole selle Jumala sõna sinna peale loetud, eks. Võõramaised kujud, pildid. Unenägude püüdjad. Olime ühe inimese juures ja tuli juhtima tähelepanu sellele, et see ei ole taevantein, see jääb kuskilt mujalt. Kristallidega inimesed tegelevad ja jällegi kristlased ka. See kristall annab mulle seda tarkust või jõudu ja hingerännakud, hingamisharjutused.
kus inimene nagu otsib kuskilt mujalt kui Jumalast oma energiat. Nüüd see puudutas okultismi. Veel üks ala on, kus vaenlane saab sisse tulla, on ebapüha hingeside. Ma vist eelmine kord ka mainisin natuke seda. Ja see on see, kui see on palju seotud seksuaalpatuga. Samamoodi, kui keegi on sulle kurja teinud ja sa ei ole andestanud, siis sul on selle inimesega side. Sellel inimesel on siiamaani mõju sinu üle, sellepärast et andestus lõhub selle ära. Mis veel annab vaenlase maad, on salaühingutes osalemine või salajased vanded. Isegi seal samas raamatus oli üks näide ühest naisest, kes oli üks missionär, kes oli jäänud ratastooli. Oli pikki aastaid olnud missionär, aga oma vanas eas oli ratastooli. Ja nad hakkasidki läbi käima. On su elus olnud seksuaalpatte? Ei ole. On su elus olnud andestamatus? Ei ole. Okultismiga oled tegelenud? Ei ole. Oled sa kuskil salaühingus olnud? Ei ole. Aga siis äkki ütles, tuleb meelde. Kui ma olin koolilaps, meil oli mingi Vikerkaare klubi ja seal pidid ütlema vande, kui sa sinna astusid. Ja seal vandes võib olla, et ma ei avalda seda kellegile ja kui ma avaldan, siis juhtub seda ja teist. Ja sa ütled nagu, mäng, eks ju. Ma lihtsalt ütlen need sõnad. Aga sa ütled oma sõnad ja oma sõnadega sa annad vaenlasele meelevalda. Tema ei mõistnud sel ajal seda midagi, aga hiljem. Ja nüüd, kuna nad muud ei leidnud, nad parandasid meelt sellest asjast. Paari nädala pärast see naine oli juba püsti. Nii et sellised peidetud vaenlasalad, mille kaudu ta tahab meid kinni hoida, meie elu kinni hoida. Mis ütleb Piibel? Varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ja hävitama. Tal ei ole mitte mingisugust muud. Kurat ei ole mitte midagi muud anda. Tema käest me ei saa mitte midagi head. Jeesus ütles, aga mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Ja selle tõttu ongi nagu nii oluline kõik need alad, et me saame need kinni panna oma elus või oma pereelus. Tead, sul on meelevald oma laste üle. Sul on meelevald oma laste nimel meelt parandada. Jumal on andnud selle meelevalla vanematele. Ja selle läbi sa saad oma laste elu muuta. Las püha vaim ilmutada meile neid asju. Ja seal on siis lihtsad nagu sellised tõed. Meeleparandus, andeks palumine, lahti ütlemine. Ja kui ma neid asju rääkisin praegu, tuli sul midagi meelde või meenus. Me võime isiklikult neid asju teha, aga ma tahan ette lugeda siit raamatust ka. Ma nimetasin siin vabastuspalve, et see ei ole lihtsalt, ma nüüd lõpetan sellega, siis ei lähe pikemaks, ma tegin natuke kokkuvõtlikumalt, püüdsin edasi anda, et tegelikult on siin nagu nii palju sees. Ma ei jõudnudki siin vabastuspalveni, ma lihtsalt lugesin seda raamatut, jälle üks asi ilmub. Näed nagu mingid mustrid kuskilt jälle, kus ma lapsepõlves seal mõtled hirmu peale, näiteks hirm ja kartus on ka patt, sest tegelikult sa ei usalda Jumala. Me mõtleme, et iga patt peab meid põrgusse viima. Ei pea olema iga patt, mis põrgusse viib. Patt on see, et eesmärgist mööda. Jumala eesmärgist mööda. Jumal ei ole ette näinud, et me hirmu all elame. Midagi, mis takistab Jumala täieliku elu meie sees. Ma lugesin sellest hirmust ja äkki tuleb meelde, et kui ma olin mingi 4 aastane, ma sõitsin seal üle platsi, üle mingi muru platsi ja nägin, et naabrimees tuli. Ta ikka sõitis seal mootorrattaga, ma sõitsin oma jalgrattaga tema hoovi sinna ja siis ta ütleb, Tanel, ma olen täna purjus. Nüüd nii kiiresti, kui saad põgeniselt ära, muidu ma teen sulle midagi halba. Ma olen enne ka seal hoovis käinud, temaga juttu rääkinud, ja siis sa sõidadki kiiresti sealt minema. Aga näed, hirmuseeme sai külvata. Ma ei ütle, et iga kartus või asi sealt sai alguse, aga jällegi, kus Jumal näitab nagu, tuletab meelde ühe situatsiooni su elust ja sa parandad meelt. Ütled, Jumal, anna mulle andeks. Nii, ma loen teile selle vabastuspalve siit ette ja
kes tahab, saab kaasa paluda, kes tahab, võib kodus neid samu mõtteid ka Jumala ees isiklikult läbi mõelda. Ja see hakkab niimoodi lihtsalt, et Jumal, ma parandan meelt oma pattudest. Ma tahan vabastust. Nüüd sa võid nimetada sinna selle konkreetse asja, mis sa näed su elus hoiab kinni. Ma tahan vabastust andestamatusest või hirmust või kadedusest või ärevusest või mis iganes. Ma tahan vabastust sellest asjast. Ja ma palun sind, et sa aitaksid mind. Palun meenuta mulle mõni patt, millest mul tuleb meelt parandada isiklikult. Või mõni isik, kellele mul tuleb andestada, et sa saaksid mind vabastada. Selline lihtne palve. Jumal, ma palun, et sa aitaksid, räägiksid, tuletaksid meelde. Kui on andestamatus, siis sa võid paluda. Ma parandan meelt andestamatusest, sest ma tean, et see on patt. Sa mõistad ise selle teos hukka. Sellepärast ma valin andestada. Ma valin anda ära oma südamest igasugune hukkamõist. Ja ma murran kõik ebapühad hingesidemed, mis mul on selle inimesega, kellel on vaja andestada. Järgmine patt, mis on välja toodud ja meeleparanduspalve on seksuaalpatt. See tähendab igasugust seksuaalelu või toimetamist väljaspool abielu. Ma parandan meelt oma seksuaalpattusest järgnevate inimestega. Võid nimetada konkreetsed asjad, mis on, või suhted, mis on elus olnud. Ma murran kõik ebapühad verelepingut igaühega ja ma ütlen lahti ja murran kõik ebapühad hingesidemed nende inimestega. Ma parandan meelt ja murran verelepingu ja kõik ebapühad hingesidemed nende inimestega. Konkreetsed inimesed nimed võid öelda sinna. Ma murran kõik ebapühad hingesidemed nende seksuaalpartneritega ja ka kõikide teistega seksuaalpartneritega, keda ma ei mäletagi. Samamoodi ma murran kõik ebapühad hingesidemed igaühega, kes on mind julgustanud või suunanud seksuaalsele aktiivsusele ebapühasse. Nii et saad nimetada konkreetselt inimese nimed. Nüüd 3. asi, okultism. Ma parandan meelt ja ütlen lahti igasugusest okultistlikust tegevusest, millega ma olen ennast sidunud. Kaasa arvatud need asjad siis. Ma murran kõik ebapühad hingesidemed nende inimestega, kellega ma olen nendes tegevustes osalenud. Ja saad nimetada kõik need inimesed. Ja lõpetuseks ma parandan meelt, kui on veel mingisuguseid asju, mis Jumal on meelde tuletanud. Ja ma murran kõik ebapühad hingesidemed selle tõttu. Ja nüüd Jumala autoriteediga ma käsin kõik ebapühad vaimud lahkuksid minust täielikult just praegu. Ma kuulutan, et nendel ei ole mitte mingisugust edasist õigust minule ja ma käsin nendel minna praegu Jumala Jeesuse Kristuse nimel ja sinna, kuhu Jumal teid saadab. Samamoodi ma kõnelen haiguse vaimule või sellel asjal, mis mind kinni hoiad ja ma käsin ka sellel lahkuda, mine Jeesuse nimel. Ja ma Jumal palun, et sa taastaksid minu sees vabaduse. Ja ma palun, et sa eemaldaksid kõik ebapühad vaimud minu elust nüüd ja igavesti Jeesuse nimel. Aamen. Need on nagu sellised konkreetsed asjad, kus sa parandad meelt, sa murrad puruks ja sa kuulutad vabastust ja Jumala vabadust. See kuulub meile, aga me saame teenida teisi. Võib-olla sa mõtled, midagi praegu mind ei puudutanud, aga jäta meelde need asjad. Kui Jumal saadab sind kellegi juurde, siis ole julge murdma need asjad. Loomulikult iga asi, iga haigus ei ole alati patu tagajärg.
me ei pea ka nägema niimoodi, kui keegi on haige, siis kindlasti on pattu teinud. Küll Jumal juhib, kui on mingisugune muster või kui on mingisugune nagu jätkuv, nagu sa rääkisid, 35 aastat ühest kukkumisest sul on vigastus ja sa ei saa. Et siis tuleb nagu läbi mõelda, mis hoiab seda tervenemist kinni. Püha vaim, tehku see teema meie sees tõesti elavaks ja mu igatsus ja ma usun, meie kõigi igatsus on see, et me käime Jumala rahvana vabaduses, et Jumala tõotused lähevad täide meie elus ja mitte midagi ei saa nagu seda kinni hoida. Nii et Jumal selleks õnnistagu. Võib-olla praegu jään need palved meelde, ma salvestasin ka selle ja ma panen selle üles kuulamiseks, et üle kuulata need palved ja veel ja pausi peale panna, kuidas iganes Jumal annab. Aga nüüd ma lihtsalt palun, kallis Püha Vaim, et sa avardaksid meie südamed ja valgustaksid meie südamed ja tooksid esile ja paljastaksid kõiksugused hingevaenlasena sellised salapesad ja jalad alla alused, mis tal on veel meie sees. Et tõesti kõik need alad me saaksime sulle üle anda. Sest sina oled vabaduse vaim, sina oled eluvaim, sina oled rõõmuvaim, sa oled rahuvaim, sa oled õnnistuste Jumal ja me tahame käia koos sinuga. Me tahame kõigest sellest käia, mis sina oma sõnas räägid. Issand, me anname ennast sulle, me alistame ennast sulle. Me alistame ennast sinu tahtele, sinu plaanile, sinu kutsele ja sinu sõna valgusele. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel, issand, ma õnnistan igat ühte, kes on praegu siin ja kes kuuleb seda. Issand, tee oma tööd meie sees. Läbi Püha Vaimuga. Jeesuse nimel. Amen.